Nikolai Kormašov on meenutanud, kuidas ta Eestisse saabudes otsustas juba esimesel hetkel Balti jaamas seistes ja Toompea poole vaadates, et see on koht, kuhu ta võiks alatiseks elama jääda. Tema kiindumus Eestisse oli südamlik. Aasta pärast siinse kunstiinstituudi lõpetamist valminud Viru värav annab sellest tunnistust. Teos ei kanna veel hiljem Kormašovile tunnuslikuks saanud niinimetatud karmi stiili. See maal on realistlik ja linna atmosfääri tundlikult poetiseeriv. Aino Pach, meie tähelepanu-väärsemaid naisgraafikuid, kelle looming on tundlik ja isikupärane ning tihti just portreedele keskendub. Lapsi kujutas kunstnik sageli ja erilise armastusega. Väike Leena oli Aino Pachi maalikunstnikust abikaasa Kaarel Liimandi suguvõsast. Temast valminud teosest on saanud üks imetletumaid töid läbi Aino Pachi loomingu. On ennekõike intiimne kunstiteos. Seda vaadates on tunne, nagu usaldataks meile mingi saladus või kutsutaks meid vaatama hetke, mida tavaliselt kõrvalistele ei eksponeerita. Tundliku ning õrna alatooniga vesiroos on Starkovi loomingule iseloomulik, kus kujutatava sensuaalsust peidab jõuline ja tihti tahumatuna mõjuv isikupärane vormikeel. Just värvide vormile ja vastasmõjule keskenduv Alfred Kongo on siin ootamatult pehme ja koloriidivõludesse sulanduv. Kunstnik annab meisterlikult edasi Muhumaa toone, ent seda mitte läbi tavapärase tehnilise eksperimentaalsuse, vaid meeleolu otsingute. Näib, et Kongo tahtis siin maalida Muhumaad kui säärast. Tajume saare kivisust, rohelise taimestiku nappust, kandilisi maastikuvorme ja vee habrast kohalolu. Elmar Kits on meie kunstimaastiku enim mõjutanud ja muutnud autor. Tema aktiivne roll nii looja kui õpetajana on hindamatu. Dünaamilise persoonina valmisid Kitse maalidki kõrvalt vaadates kergelt ja improvisatsiooniliselt. Tema pintsel liikus kiiresti ja eksperimenteerivalt. Maal tigu on humoorikas ning groteskne töö, kus teokoda on kasutatud ettekäändena tsentrifuugse kompositsiooni loomiseks. Malle Leis lõpetas kunstiinstituudi 1966. aastal ning kujunes kiiresti oluliseks autoriks.
tema taimemotiividest tõukuvad popkunstilikud teosed on äratanud tähelepanu tänaseni. Käesolev töö on haruldane näide Leisi päris varasest loomeperioodist, kus peafookuses on opkunsti jooni kandev veidi psühhedeelselt mõjuv kompositsioon. Teos seob endas nii ajastu iseloomu kui noore kunstniku vaieldamatut isikupära. Kohvik on alati olnud moodsa elu sümbol. Juba 20. sajandi algul tähendas kohvik aktiivset seltskondlikku suhtlust, mis tõi kaasa ka uuenduslikud mõtted ning ootamatud lähtenurgad. Ohakas on kujutanud moodsa kunstivahenditega moodsa elu keskust, püüdnud tabada kohviku atmosfääri ning seda mitte romantilises, vaid dünaamilises, isegi ekspressiivses võtmes. Peeter Mudisti tippperioodist pärit suuremõõtmeline maal pakub äärmiselt haruldast võimalust tutvuda lähemalt Eesti 20. sajandi maalikunsti kõige omapärasema mõttemaailmaga kunstniku loominguga. Hajusad foonid ja lihtsuse absurdsuses toimivad figuurid avavad maailma mingitest täiesti teistes dimensioonides. See teos oli eksponeeritud Tartu kunstimuuseumis toimunud Peeter Mudisti tööde näitusel 1984. aastal. Jaan Elken, omaaegne hüperrealismi viljelenud autor, kellele see märk on lahutamatult külge jäänud. Kuigi tema tänapäevane peenetundeline ja intellektuaalne abstraktsionism on kunstnikule toonud samaväärset tunnustust. Elken on antud töö teinud Viru tänaval asunud kingakaupluse vitriinaknas tehtud fotode põhjal, kasutanud moekalt aerograafi võtteid ja rõhutanud kaheldava kvaliteediga kingade ajastu märgilisust. Jüri Arrak on üks neist vähestest kunstnikest, kes on töötanud välja vaid talle omase kujundi ning karakterikeele. Tegelased tema maalidel on sageli grotesksed. Arrak huvitub mütoloogiatest ja religioonidest ning on tajuda, kuidas loomadki on tihti vaid modellideks just nende mütoloogilise täidetuse tõttu. Gepard pole pelgalt gepard, vaid ta esindab laiemalt midagi müstilist ning salapärast.
Rein Kelpmann üllatas 1980. aastatel kunstimaailma, kuna tema kummalise käekirjaga töid ei suudetud ajastu voolude seas eriti hästi liigendada. Tundub, nagu autor oleks pärit hoopis kuskilt mujalt, kirjutasid kaks kriitikut teineteisest sõltumatult. Kelpmann ei õppinud maalikunsti. Ta lõi seda ise ja oma soodu. Kopli külmas ateljees keskendus ta peamiselt ümbritsevatele romantilistele agulimotiividele, kuid äratas ometi kunstiüldsuse aina kasvavat tähelepanu. Tegemist on variandiga täna Eesti Kunstimuuseumi kollektsioonis olevale tööle Väikekodanlased on väljunud tänavatele. Grotesksed tegelased ja fantastiline dramaturgia erineb radikaalselt kilgi varasemast hüperrealistlikust laadist. Kuigi juba seal mängis ta sageli humoorikate vihjetega. Selles kummalises teatraalses lavastuses näeme seekord aga hoopis sügavamaid sürrealismi mõjusid. Mari Kurismaa looming on Eesti kunstiajaloos eraldi peatükk, millel on suhteliselt kitsad ajalised piirid. Ta maalis enamasti 1980. ning ka 90. ja seetõttu on tema looming jäänud väheseks. Sellest hoolimata on kunstniku töid mitmetes riiklikes kollektsioonides, sest just laitmatu kompositsiooniga maalid torkasid koheselt silma. Kurismaa metafüüsiliste meeleolude taga otsiti soovi leida mingi üleratsionaalne ideaal. Marko Mäetam hakkas juba 1990. maalima popkunstilikke teoseid, mis äratasid väga laialdast tähelepanu. Suured värvipinnad, efektne koloriit, meeldejäävad ja selged kujundid ning kiire ligipääs teose tähendustele olid uued mõisted, aga käisid kaasas ajastuga. 1990. aastad olid äkilised, kiired ja ekspressiivsed. Mäetam selles efektne, pop, šef ja cool. Just see Lembit Sarapuu teos oli eksponeeritud 2000. aastal Lennart Meri patroneeritud ja Olev Subi kureeritud esinduslikul Eesti maalikunsti näitusel Pariisis, kuhu komponeeriti meie kunstiparemik. Lembit Sarapuu tõukus oma loomingus müütidest ning mütoloogiast. Leeda lugu on neist üks armastatumaid kunstis. Sarapuu jaoks on see nagu aken fantaasiatesse, kus avanes argipäevas suurem, laetum ja avameelsem maailm.